Tere tulemast Tiina Pelli käsitöö kanalile ja ma mõtlesin, et mul ei ole päris tükk aega olnud ühtegi videot ehetest ja tegelikult päris ehete tegemisest täna ka video ei tule, vaid ma näitan oma ehte materjali, mida ma olen ostnud AliExpressis ja ma teen nii, et ma panen video alla kõik lingid nii nendele toodetele kui ka poodidele, sellepärast et ma arvan, et need lingid toodetele mingil ajal kaotavad oma kehtivuse ja siis saab vähemalt poest vaadata, et kas ta asja on veel seal või ei ole. Hakkame siis koos vaatama, mida kõike ma olen kokku ostnud. Esimene ost, mida ma näitan, on siin kilekotis. Ja ostsin ma endale siis hõbedast lehed, oksad. Sellised näevad välja. Ja kavatsen ma kasutada neid siis kuskil lehete tegemisel. Tundusid sellised päris põnevad. Ja nende umbkaudne mõõt on siis 2,5 x 3,5 sentimeetrit metall ja rohkem ma ei oska nende kohta midagi öelda praegu. Siis samast poest ostsin ma selliseid kettaid, ma kavatsen kasutada, kui ma hakkan tegema kaelaehteid helmeste vahele. Sellised hõbedased. Need on läbimõõduga mul 9 x 8 millimeetrit ja siis on natuke suuremad pronksivärvi ja suuremad pronksivärvi, nende läbimõõt on, kohe vaatan, 14,5 millimeetrit on läbimõõt ja 50 tükki on pakis ja samuti siis ja 2,5 tulevad helmed ja on selline vahelüli nagu kaunistus. Ja samast poest ostsin ma siis veel helmenõelu. Ma vaatan, et siin on osad on sellised kõverad juba kuulikesega otsas. Antiikpronks värviks. Ja nad on 3 sentimeetrit pikad, vähemalt kirjade järgi ja 100 tükki peaksin sees olema. Üle ma neid muidugi lugema ei hakka, aga nii, see oli siis esimese poe ost mul ja see tuli kohale mulle väga kiiresti. Ta tuli mulle kohale vähem kui 2 nädalaga. Järgmiseks panen ma siia sellised asjad. Need on nagu nöörid, mis on seest tühjad. Silikoon nöörid. Ei ole kerge ette saada. Võtan teised eest ära näidata. Võt selline nöör on. Ta on seest tühi, see tähendab seda, et ma saan siia sisse traadi panna. Ja ta on kaetud siis sellise, kirjutatud siidiga, no siit ta muidugi päris ei ole, aga selline mõnus on. Ja need müüakse siis 3 kaupa. Et ma võtsin siis 3 sellist beeži värvi. Siin on kirjutatud ka, et läbimõõt on 5 millimeetrit. Ja 45 sentimeetrit on pikk. Kui mõni mõtleb, et kuhu neid kasutada, siis kui ma ehteid hakkan tegema, siis ma näitan. Siis võtsin ma 3 musta, tumesinist ja punast, tumepunast. Ja nende juurde ma tellisin sealt samast poest selliseid otsad ja vaatasin just seda, et kui selle läbimõõt on 5 millimeetrit ja siin on paki peale kirjutatud, et need lõpetused on 5,5 millimeetrit. Ma loogiliselt mõtlesin, et ta sobib siia, aga kui ma proovima hakkasin, siis tuleb välja muidugi, et no see siia otsa läks. Vaatame, kas ta siia poole ka läheb. Üldiselt nibin-nabin või siis ei lähe. Siia ta näiteks üldse ei lähe. Siis hetkel ma ei tea, kuhu ma hakkan neid kasutama, sellepärast, et selle otsa ta ei sobi. Ja see pood oli ka väga selles mõttes meeldiv, et hästi kiiresti tuli kõik see kohale. Ka alla 2 nädala. Järgmise poe ostud on siin. Ja sealt poest ma ostsin endale helmenõelu. Igavese portsu. Siin oli siis lihtsalt hõbeda värvi ja nende 3 millimeetrit siis, või 30 millimeetrit pikad, 3 sentimeetrit. See on selline tumedam hõbe pakis.
mulle tundub, et nad on nagu kvaliteetsemad kui need teised lahtised. Ja siin pakis on 500 tükki neid. Ja nende pikkus ei ole kirjutatud. Need on kindlasti pikemad, äkki need on 4 sentimeetrit pikad. Sealt poest ostsime endale metallist helmeid. Antiikpronks, läbimõõt on neil peaaegu 2 sentimeetrit, täpsemalt 18 millimeetrit. Kaelahete varmistamiseks ostsin neid ja neid on pakis 20 tükki. Ja siis ostsin hästi suured sellised, mis nad on siis, helmekübarad või? Aga need tulid mul isegi suuremad, kui ma arvasin, et siia on vaja vähemalt 1,5 sentimeetrist helmest otsa. Metall, korralik, ilusti tehtud. Kellukese kujuga. Ja see pood saatis ka oma kauba hästi kiiresti. Üldiselt kõik seda poodi kiidavad, et ta kasutab mingit sellist shippingut, et tuleb kõik hästi kiiresti kohale. Kõige kiiremini tuli minu meelest tuli ta kohale vähem kui 2 nädalaga. Ma ei tea, 10 päevaga oli mul ta juba kodus. Siis ostsin ma sellised helmed. Ja nende helmestega sain ise ennast proovile panna, sellepärast, et kui ma ostsin nad ära, siis ma pärast muidugi ei mäleta, mida ma täpselt ostsin. Ja siis mul tekkis kahtlusi, et kas tõesti on need kõik poolvääriskivid. Tähendab seda, et need valged ei ole poolvääriskivid, see oli mul täitsa meeles ja see oli mul täiesti teadlik valik, et siin on tegemist siis keraamilise helmega, lumivalged ja hästi sellised mõnusad, siledad, matid helmed. Et see on keraamika. Ja siis, kui ma vaatasin neid, siis ma lugesin sellest kirjeldusest, et see on siis jadeit või jade. Selline puudrivärvi, roosa puudrivärvi. Ja seda ma lugesin, et on matt O1. Ja kui ma kätte sain, siis kui ma kätte võtsin, mulle tundus, et miski asi on siin jamasti, et seda ma tean, et ei ole naturaalne, aga kas need tõesti mõlemad on naturaalsed. Kui proovin seda jadet, siis ta on külm ja ta on ilmselgelt kivi. Aga selle musta osas mul tekkisid kahtlus, et ma proovisin küll seda temperatuuri mõõta, küll põse peal, küll käeselja peal. Mulle tundus kahtlaselt soe võrreldes teiste kividega. Ja siis ma hakkasin lugema seda kirjeldust, et mis on nagu hästi pikk, umbes nagu romaan Tõde ja õigus. Ja siis ma nagu leidsin jah, et ise olen süüdi. Et tegemist ei ole muidugi naturaalse O1-iga, vaid tegemist on klaashelmega. Nii nagu ma hakkasin kahtlustama, kui nad kätte sain. Lihtsalt ma ei lugenud seda pikka romaani, need pealkirjad on ju mitmerealised, 3-realised ja seal lõpus siis oli kirjutatud klaashelmes, et algul on need naturaalne kivi, lihvitud matagaat O1 ja siis lõpus tuleb, et glass beads. Et alati tuleb lugeda nagu kõik korralikult läbi. Ja mul on nagu hea meel see, et selles poes on nagu ausalt öeldud ära, et ei hakata siin luuletama, et kõik on nagu naturaalne. Kui on ikka klaashelmes värvitud, siis ta on klaashelmes ja kui on naturaalne, ta on naturaalne. Et sealt ma julgen soovitada osta. Ka hästi kiiresti tuli kohale. Kõik need asjad, mis mul on kohale tulnud, on tulnud maksimaalselt 2,5 nädalaga. Läheb ehete tegemiseks. Järgmine põnev ost. Poolvääriskivid, mida ma mitte kunagi ei ole varem AliExpressist ostnud, sellepärast mul ei ole nagu erilist usku, et need kõik on päris. Aga ma mõtlesin ikka, et ma proovin ja vaatan ja ostan ära. Kõigepealt on siis, ma ostsin chipse, mulle meeldib nendega töötada, selles mõttes nendega saab palju huvitavaid asju teha. See on siis appi, kuidas seda nüüd öeldakse, see on see päikesekivi või? Ja vaatamata sellele, et igal pool nagu kirjutatakse, et tegemist on naturaalne kiviga, siis selle puhul see on puhtalt inimese loodud. Mõnus sädelus on peal siin ja kas siin on näha natukene seda sädelust. Erinevad suurused ja suht väike selline chips. Ja ma ei ütleks, et ta kõik odavam on. Mõned on sellised täiesti ilma sädeluseta, aga mõnel on hästi palju sädelust. Nii kuidas juhtub. Sellest poest ostsin ma siis
mis siin kirjutatud on? Kirjutatud on naturaalne kivi, ta on külm, väiksed tšipsid ja see on peridoot, amazoniit, aventuriin, roheline peridoot, pisikesed tšipsid, selline näeb välja. Ja see pood siis saadab, igal pool on nende logo peal ilusti. Siis ostsin ma sealt samast heledat ametüsti, et üldiselt kui ma olen ametüsti ka tšipse otsisin, ametüsti otsinud ja siis nad on alati olnud sellised tumedad, aga siin oli selline hästi hele ja sobib minu praeguse bluusega hästi. Ja mõned kivid on siin täiesti läbipaistvad ja mõned on siis rohkem lillakamad. Natukene ka kollakat juurde. Selle valikuga olen ma hästi rahul. Vaat siin on selline tumedam. Tavaliselt nad on siis tumedamad sellest veel. Ja ma mujalt eriti sellist heledat ametüsti ei olegi leidnud. Ei ole juhtunud nägema lihtsalt. Kindlasti on. Mis ma sealt veel ostsin? Ma ostsin sealt sellist asja nagu turmaliin. Mis on minu absoluutne lemmikkivi. Mis on tegelikult tohutult kallis. Siin ta on imepisikeste tšipsidena. Ja värvi üleminekud on siis siin tume rohelisest, roosa, selline kollakas, rohekas, natukene ka sinakat. Kui õige ja naturaalne ta on, ma ei oska öelda. Sellepärast, et mul on nagu ostetud ka päris kallist turmaliini. Aga väga raske on võrrelda sellepärast, et mul on ostetud tahaks endale ühe turmaliinist tehti teha ja kui võtta niimoodi ilusat lihvitud turmaliini, siis ta on ikka väga kallis. Aga äkki ma saan tšipsides kokku saada. Isegi kui ta ei ole päris, siis mulle ikka meeldib. Siis järgmine asi, mis ma sealt veel ostsin, on tumesinised. See on siis lapis lazuli tükid peaksid olema. Kvaliteet on selline ka, on siin hästi palju sellist pisikest, see tähendab seda, et kui ma hakkan ehet tegema, siis ma pean tõenäoliselt pisikesed nagu koos panema või midagi välja mõtlema. Ja kvaliteet on selline. Põhimõtteliselt need tšipsid ongi kõik, ta on ju tegelikult nii-öelda prügi, mis jääb järgi sellest kõigest. Värv on ilus ja tõenäoliselt on teda muidugi toonitud. Aga ma praegu ühtegi lõhku ma ei hakka katki tegema. Ma ostsin värvi pärast. Ja sealt poest ostsin ma siis veel ühed poolvääriskivid ja selleks on siis rodoniit. Siin on üks katki. Ja ilmselgelt siin on tegemist tõelise kiviga. Väga raske on ja kui vaadata neid tükke, siis nad on ikkagi näha, et nad ei ole kvaliteetsed. See tähendab, et eeldatavasti on päris selle eest. Ja sellepärast ma ei otsigi neid imeilusaid, kauneid ja ühtlasi. Et selle asja puhul ma praegu ikkagi mõtlen sellele, et ta on päris rodoniit. Ja kas ma panen kokku siis nende eelmiste ehetega midagi või ma vaatan siin, mida ma millega kokku hakkan panema. See on nüüd esimene osa nendest tellimustest, mis ma olen teinud, sellepärast, et mul on veel tulemas ehtetarvikuid. Ma panen ka järgmise video kindlasti ülesse, aga need järgmised poed tõenäoliselt on sellised, et ma pean ootama natukene mõned nädalad enne, kui need kohale jõuavad. Ja siis millalgi hakkame ehteid tegema. Kui on küsimusi, siis kindlasti küsige ja jälle nägemiseni järgmises videos.